Kuna mina osalesin žürii töös see aasta esimest korda, siis pean tunnistama, et minu jaoks oli väga suureks üllatuseks suur huvi konkursi vastu. Eriti loomulikult erasektor on meil alati tubli, et see oli ootuspärane, aga see, et ka avalikus sektoris oli päris mitmeid tõsiselt väärtust loovaid teenuseid, oli positiivne üllatus. Veidi kurb on, et kolmanda sektori teenuseid oli vähe, et loodame, et selles osas on näha kasvutrendi tulevikus. Mis mind veel üllatus oli see, et leidsin enda jaoks mõned kasulikud teenused, mida plaanin kindlasti kasutama hakata, millest ma võib-olla kõigist varem ei teadnud. Aga mida võib-olla edaspidiseks sellisel konkursil osalejatele tahaks meelde tuletada või südamele panna, on see, et mõelge ikkagi väga hästi läbi, mis on see elevator speech, selline tore kokkuvõttev tuum, mille jaoks te selle teenuse teinud olete. Et žürii liikmena pean tunnistama, et mõne teenuse puhul isegi tundus, et see idee on nagu hea, aga kirja ei olnud võib-olla kõige paremini saanud. Et see müügioskus on kindlasti väga oluline. Tahaks rohkem sellist analüütilist mõtteviisi näha, tahaks näha rohkem numbripõhist lähenemist. Seda, et tegelikult on ka läbi arvutatud, läbi kalkuleeritud, mis on ühe teenuse potentsiaal ja nii edasi, et ka selles osas päris mitme teenuse kirjeldused jäid natukene tagasihoidlikuks, ehk siis päris täpselt ei saanud aru, mis on see kasvupotentsiaal või kasupotentsiaal. Rohkem tahaks näha kastist välja ideid, tahaks näha tõsiselt rebeleid ideid, aga selliseid, kus võib-olla alati ei olegi võimalik tegelikku kasu kohe algusest peale välja arutada. E-residentsus siin on kindlasti üks väga vahva selline algatus, kus päris täpselt ei tea veel, kust see kasu tuleb, aga kõht ütleb, et kuskilt kindlasti tuleb. Et selliseid ideid oli, aga neid oleks tahtnud rohkem näha. Kolmanda asjana tahaks äkki rõhutada seda, et jällegi seotud selle numbripõhise lähenemisega, et meil oleks hädasti rohkem vaja selliseid ideid, mis aitaksid kasvatada turgu, mitte niivõrd võib-olla sellist olemasolevat ümber jagada. Ehk et me oleme väga pisike riik ja selliseid ideid, mis on piiriüleselt skaleeritavad, selliseid ideid tahaks kindlasti rohkem näha.